Tere ka minu poolt kõigile. Minu nimi on Kaspar Kööp, olen tuumaenergeetik ja Fermi Energia ohutusjuht. Alustasin oma energeetiku teekonda Tallinna Tehnikaülikoolis elektriajamite ja jõuelektroonika valdkonnas, kust ma tegin endale bakalaureusekraadi ja siis 2007 koos kahe kolleegiga suundusime Eesti Energia stipendiumiga Rootsi tuumaenergiat magistritasemel õppima seoses siis Eesti Energia ambitsioonidega, tolle ajaste ambitsioonidega luua või osaleda Leedus tuumajaama ehitusel. Sellest hetkest on küll palju aastaid möödas ja nüüd siis tegelen Fermis ohutusega, tegelen ka jäätmete ja kütusetsükliga, kuid tänaseks teemaks on tehnoloogia valik ja ohutus. Ja loomulikult, kui me räägime, et minu ettekanne on 25 minutit, siis sellega nagu väga kaugele tehnoloogia valas ei jõua, aga küll aga saame ära markeerida teatud sellised suuremad teemad. Kui kedagi väga huvitab, siis pärastpool olen ka olemas, et saate arutlusse laskuda. Siin on lihtsalt meeldetuletuseks sama ajagraafik, mida me juba täna oleme korra näinud, aga minu ettekanne keskendub siis põhiliselt sellele eeluuringute ja tehnoloogia valiku osale. Et Fermi Energia alustas 2019 ja tehnoloogiate valik oli, või tehnoloogiate vaatamine oli üks meie esimesi töid. Miks see nii oli? Üks asi on see, mida sa saad teoreetiliselt ehitada, aga teine asi on see, mida sa saad praktiliselt ehitada, nagu reaalselt saad ära teha. Ja selle jaoks oli meil vaja ka langetada valik. Üldse Fermi on oma tööaastatega teinud terve rea erinevaid uuringuid erinevates valdkondades. Need valdkonnad võib jagada samamoodi 19 fookusalaks, nagu härra Anepaju enne oma ettekandes rääkis, infrastruktuurialaks. Kuid eeltööd on tehtud palju. Ehk siis lisaks sellele, mida riik läbi riigi eriplaneeringu uuringutes kavatseb teha, on ka Fermi teinud päris palju eeltööd selleks, et mõista, kas Eestisse on võimalik tuumajaama ehitada, kui on võimalik ehitada, siis millist tuumajaama, kuhu ja mis sellega kaasa. Aga tehnoloogia valik. See on üks asi, mille kohta on tihti meie käest küsitud, et miks te olete tehnoloogia ära valinud, miks te ei oota, tulemas on uued ja paremad tehnoloogiad, räägitakse tooriumist, seda räägiti eile näiteks Sõmeru infotunnis küsiti, et miks me tooriumireaktorit ei kaalu, kuskil kaugel horisondil on fusioonireaktorid, eks ole, mille mõju võib olla inimkonna energeetikasüsteemile võiks olla väga suur, aga mille lihtsalt hetkel nende realistlik kohale jõudmine meie elueal on kaheldav. Miks on vaja tehnoloogiat valida? Tehnoloogiat valida on vaja selleks, et mõistlikus tempos edasi liikuda planeerimise, ohutusanalüüside ja loastamisega. Väga keeruline on minna planeerimisse, kui sa ei tea, mida sa ehitad. Kui sul on valikus sulasool, vedelmetallijahutusega reaktorid, vesijahutusega reaktorid, kandu, erinevad tehnoloogiad, siis sa pead olema valmis vastama küsimustele kõigi nende tehnoloogiate kohta, mis on nende mõjud keskkonnale, mis on nende mõjud tarneahelas näiteks ja nii edasi. Aga kui sul on selgus majas, kui sa tead, millist tehnoloogiat sa ehitada tahad, siis on sul palju lihtsam vastata nendele küsimustele ja valmistada ennast ette loamenetluseks. Samuti annab see siis kindlust, usutavust arendajale, tarnijale ja ka investorile. Sellepärast, et Fermi Energia on eraettevõte. Me teeme seda tööd tänu sellele, et meil on investorid, kes usuvad, et Eestisse tuumajaama rajamine on võimalik ja vajalik. Ning kindlasti on vajalik ka neile see arusaadavus või usutavus, see kindlus, et projekt püsib graafikus ja eelarves. Meie eesmärk on see, et valitav tehnoloogia oleks ohutu, aga oleks ka teostatav. Ehk siis see projekt, mida me tahame ehitada, see projekt peab olema ellu viidav. Meie
esimese reha või ütleme esimese filtri lõpuks läbisid siis 3 tehnoloogiat, NewScale, Rolls-Royce ja GE Hitachi. Te olete kuulnud meie nimesid kindlasti, kui te olete jälginud meie reaktorireede eelnevaid üritusi või osalenud mõnel Fermi Energia üritusel veel. Need 3 reaktori tüüpi või reaktori tehnoloogiat olid siis need, millega me liikusime edasi järgmistesse faasi. Me palusime reaktori tehnoloogia tarnijatel meile siis teha pakkumused oma tehnoloogia kohta. Me küsisime neilt väga palju küsimusi ja nemad üritasid vastata nendele küsimustele. Lõpuks tehnoloogia valik osutus siis GE Hitachi kasuks. Miks me valisime selle reaktori tehnoloogia oma referentsreaktoriks? Esiteks, tehnoloogia on tuntud, keevaveereaktor. Need on väga populaarsed reaktorid. See on populaarsuselt, kui ma ei eksi, siis number 2 reaktori tüüp maailmas. Keevaveereaktor, ehk siis vesi keeb, reaktori surve on oma sees ja liigub siis sealt aurunedalt turbiini. Kasutavad näiteks Soome ja Rootsi, meie lähinaabrid, meie väga head sõbrad, mis tähendab, et Rootsi ja Soome regulaatoritel ja järelevalveasutustel on olemas kogemus, kuidas sellist tehnoloogiat käsitleda, kuidas järelevalvet teostada. Ja samuti see on suhteliselt vana tehnoloogia, ehk siis keevaveereaktorid on juba 60-70 aastat käideldud maailmas, mis tähendab seda, et selle konkreetse füüsilise lahenduse rakendamiseks on kogemus väga hea. Miks GE Hitachi või uue nimega Vernova, GE Vernova, väga kogenud reaktori arendaja, ehitanud palju reaktoreid, kliendid on mitmetes riikides üle terve maailma. Ja siis konkreetne tehnoloogia, PVRX 300, see on nende 10. generatsioon keevaveereaktorid, see X seal nimes on 10. generatsioon, on edasiarendus eelnevatest keevaveereaktoritest, passiivne töörežiim ja ohutus, komponentide tootmine ja tarneahel kütusele on olemas. See reaktor kasutab täpselt seda sama kütust, GNF2 tüüpi kütust, mida näiteks kasutavad Rootsis Forsmarki keevaveereaktorid. Täpselt see sama kütuse koost, mis läheb Forsmarki, läheb ka sellesse reaktori tüüpi. Kui me võrdleme seda näiteks teiste väikemoodulreaktoritega, kas sulasoolareaktoritega või nitriitkütuseid kasutavate reaktoritega, siis see kütuse tarneahel on veel omakorda keerulisus või keerukus, mis lisandub, mida Eestile kui väikesele alustavale tuumariigile vaja ei ole. Ja see reaktori tüüp on ka ainukesena nendest 3, mis jäi sõelale ehituses. Siis täna Kanadas Darlingtonis juba ehitatakse, sinna ehitatakse 4 reaktorit, seda tüüpi reaktorit, mis tähendab, et meie projekt saab jälgida ja õppida Kanada projekti edudest või vigadest. Siin pildil on näha siis need generatsioonid ja need aastad, kuidas siis keevaveereaktorid arenenud on. Keevaveereaktorid arenesid paralleelselt. Osa keevaveereaktorid olid nii-öelda aktiivsete tsirkulatsioonikumpadega ja osad olid looduslikud ringlusel baseeruvad. Vahe on selles, et kui sa tahad palju võimsust, nagu suurem osa riike 60-70-ndatel tahtis, siis sul on vaja seda suurt võimsust, seda suurt soojusvõimsust ei ole sul tegelikult loodusliku ringlusega võimalik jahutada. Sul on vaja liiga suurt kõrguste ja temperatuuride vahet selleks, et looduslikku ringlust sellisel kujul saavutada, mis jahutaks seda reaktorit. Aga õnneks me oleme väike riik, meil ei ole vaja suurt ja võimast tuumajaama. Me ei pea ehitama siia tuumajaama, mis tagab ära kogu Eesti elektritarbimise, vaid väike tuumajaam, milles on vähem tuumamaterjali, mis toodab vähem soojusenergiat, mis tähendab, et seda on ka lihtsam jahutada. See sobib Eestile küll väga hästi. Liikudes edasi ohutuse teema juurde. Ohutuse eesmärk on kaitsta inimeste keskkonda ioniseeriva kiirguse kahjulike mõjude eest. See on defineeritud Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri ohutuse põhimõtetes. Mida see tähendab? See tähendab seda, et me peame kontrollima inimeste kokkupuudet radioaktiivse materjaliga ja ka seda, kas radioaktiivset materjali keskkonda satub. Me peame piirama siis nende sündmuste tõenäosust, et midagi võib juhtuda tuumamaterjaliga, näiteks kütuse sulamine tuumareaktoris, või
kui see juhtub, siis me peame leevendama neid tagajärgi. Aga kuidas tuumaenergeetikas, millele see ohutus siis baseerub, me saame aru, et me peame kaitsma inimest ja keskkonda, aga kuidas seda saavutatakse? Seda ütles väga hästi Kanada tuumaregulaatori endine juht, kes käis Tallinnas külas ja kui temalt küsida, et kas tuumaenergia on ohutu või mitte, siis ta ütles, et tuumaenergia on väga ohutu tänu sellele, et see baseerub 3 alustala. Kõigepealt on sul tehnoloogia. Tehnoloogia ise saab olla oma olemuselt ohutu või ohtlik. Tal võib olla kas negatiivne või positiivne radioaktiivsuse tagasiside. Tal võivad olla teatud iseärasused materjalide omadustes, mis muudavad selle reaktori kas rohkem ohtlikuks või rohkem ohutuma. Inimesed, kes käitavad seda reaktorit, inimestel peab olema korralik väljaõppe, nad peavad aru saama sellest, et millises jaamas nad töötavad, see on tehnoloogia spetsiifiline ja peab olema väga tugev ohutuskultuur. Iga inimene peab väärtustama ohutust ja saama aru oma mõjust tuumajaama ohutusele. Ning lõpuks järelevalve. Riiklik regulaator, kes on pädev, kellel inimesed on koolitatud, kes oskab teha järelevalvet ja saab aru sellest tehnoloogiast, mida ta kontrollib. Et nendest 3 asjast, kui ühega midagi juhtub, siis need teised 2 sammast peavad. Ehk siis näiteks Ignalina tuumareaktor, RDMK tüüpi tuumareaktor, sama mis Tšernobõlis. Eks ole, ei olnud ohutu tehnoloogia. Aga kui sul on pädevad inimesed ja hea järelevalve, siis saab seda ohutult käidata. Ehk siis, sul on üksteisest sõltumatud ohutuse sambad, mis tagavad ohutu käidu tuumaenergeetikas. Ja seda näitab ka 400+ reaktorit, mis töötavad igapäevaselt maailmas, toodavad puhast elektrienergiat, millest me väga palju ei räägi, sellepärast, et seal midagi ei juhtu või sellest pole ka vaja väga palju rääkida. Tuumareaktoris endas ohutuse tagamine, me peame igal ajahetkel reaktorit piisavalt jahutama, meil peab olema võimekus igal ajahetkel peatada ahelreaktsioon reaktoris ja meil peavad olema füüsilised barjäärid, et materjali reaktorist välja ei liigu. Nii kaua, kuni me tagame need 3 asja, nii kaua oht inimesele ja keskkonnale puudub ja peamiselt murekohaks on reaktori piisav jahutamine. Kui me teame, eks ole, maailmas on toimunud 3 suurt tuumaõnnetust tuumareaktoritega, mis on olnud ühendatud siis elektrivõrku, ma räägin siis tsiviilkäibes võrku tootvatest elektrijaamadest, mitte militaar- või ümbertöötlemisjaamadest, on 3 õnnetust ja põhiliseks murekohaks on alati olnud jahutus. Eks ole. Kuidas me jahutame reaktorit, mille kütus toodab sooja edasi ka pärast seda, kui ahelreaktsioon seal on peatatud. Igas reaktori reedes me ikka üritame ühe korra näidata ära ka tuumajaama pildi ja seletada, kuidas asi toimib. PVRX 300 tuumareaktori selline skeem, lihtsustatud skeem. Siin on näha surveanum. Surveanum asub siis osaliselt maa all, maapind on siis seal kõrgusel. Siin sees on tuumkütus. Vesi tuumkütuse ümber soojeneb, keeb, aurustub, liigub edasi turbiini, liigutab turbiini labasid, turbiin on ühendatud generaatoriga, mis toodab omavõrra elektrienergiat ja siis aur, mis on oma energia ära andnud, veeldatakse läbi kondensaatori ja tagasi reaktorisse. Kui me lõikaksime ära siit selle reaktori osa, siis tegemist on ükskõik millise soojuselektrijaamaga. Tuumaelektrijaam on soojuselektrijaam. Suur osa sellest, põhimõtteliselt see turbiinihoone on samasugune nagu on Auveres, et väga suurt erinevust ei ole. Teatud varjestus tuleb siia panna, sest tegemist on keevaveereaktoriga, aga muus osas on see sarnane. Nüüd on mul veel mõned hetked aega ohutusest rääkida. Miks on siis need väikesed reaktorid, need loodusliku ringlusega reaktorid ohutumad kui tänapäevased konventsionaalsed suured jaamad? Nagu ma mainisin, tegemist on looduslikul ringlusel põhineva töö- ja ohutusmehhanismidega. Juhul kui reaktor suletakse, kui ahelreaktsioon reaktoris peatatakse,
kontrollvarrastega, kõik kontrollvardad sisestatakse reaktorisse ja ahelreaktsioon jääb seisma. Siis see reaktor sellel hetkel, kui ta töötab, toodab kuskil suurusjärk 870 kuni 900 megavatti soojusenergiat. See on tema võimsus. Nüüd, kui me sisestame kontrollvardad, siis 1 minuti pärast see reaktor toodab veel kuskil 30 megavatti sooja. 1 tunni pärast kuskil 10 megavatti, aga 1 aasta pärast ikka veel 1 megavatti sooja. Ehk siis see soojus, see kütuse jääksoojus tähendab seda, et me peame teda pidevalt jahutama. Tavalistes jaamades, näiteks nagu jaamas Fukushimas, oli vaja välist elektrienergiat selleks, et seda jaama jahutada. Mida neil ei olnud, sellepärast et neil ei olnud diiselgeneraatoreid või ka varuakkusid, mis asusid kõik siis ühes keldris, mis üle ujutati. Sellise jaama puhul ei ole vaja ühtegi välist elektrienergiat või operaatori tegevust, vaid aur liigub siis soojusvahetitesse, mis asuvad basseinis. Seal soojusvaheti sees aur veeldub, liigub tagasi reaktorisse. Piisab ühest soojusvahetist, et tagada selle reaktori ohutu seisak 7 päevaks ilma igasuguse välise elektri- või energiaallikata või operaatori sekkumiseta. Ja loomulikult tuumajaamale kohaselt on siis neid soojusvaheteid 3, eks ole. Vaja on 1, aga sul on neid 3. Kui me suudame aktiivselt jahutada läbi jahutusveepumpade veel mõni hetk pärast seda, kui reaktor on seisatud, siis on põhimõtteliselt võimalik seda aega pikendada väga-väga pikaks. Ja juhul, kui meil on võimalik siia vettbasseini juurde lisada, vettbasseini pumbata on tunduvalt lihtsam, kui seda üritada suruda kõrge rõhu all süsteemi. Näiteks nagu oli vaja teha Fukushimas. Ehk siis basseinidesse vee pumpamine on suhteliselt lihtne kriisi mehhanism. Ehk siis väikesed jaamad, millel on looduslik ringlus, millel on passiivsed ohutussüsteemid, on oluliselt ohutumad võrreldes suurte jaamadega, kus see soojusallikas on väga võimas, mis tähendab seda, et selle soojuse ärajuhtimiseks on vaja lisaenergiat, mida kriisisituatsioonis on raske saada. Lisaks loomulikult on need barjäärid, nagu ma enne rääkisin, meil peavad olema barjäärid, füüsilised barjäärid selleks, et radioaktiivne materjal ei saaks liikuda tuumakütusest välja. Esimeseks barjääriks on seesama kütus ise, siis hermeetiliselt suletud sirkooniumi sulamist varras. Teiseks barjääriks on siis primaarahel, see on samuti survekindel primaarahel ja kolmandaks siis kaitsehoone, tavaliselt selline meetripaksune metall või siis betoonist, raudbetoonist kaitsehoone, mida teatud reaktoritüüpidel näiteks ei olnud. Viimaseks slaidiks ma panin lihtsalt selle pildi, tuumajaama ei ehitata üksi, et seda me oleme rääkinud juba enne ka, et Indreku esitlusest tuli see hästi välja. Kui Eestisse ehitatakse tuumajaam, siis Eestisse tulevad rahvusvahelised inspektorid, põhimõtteliselt 2 kohast, üks on Rahvusvaheline Aatomienergia Agentuur, teine on Euratom, kuna me oleme Euroopa Liidus. Ja kõike seda tegevust, mida tuumajaamas tehakse, seda jälgitakse väga pingsalt. Ehk siis tuumajaama ei tehta üksinda, tuumajaama tehakse koos rahvusvaheliste partneritega koostöö raames, mis samuti annab sellise lisakihi meie ohutusele ja selle reaktori mõistlikule toimimisele. Nii, ja mul oli öeldud, et ma pean andma 5 minutit küsimusteks, aga ma võin võtta rohkem, kui neid on. Aitäh!